Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo. Tere kinnisvarasõbrad, esmaspäev on tore päev ja esmaspäev on jällegi see sama päev, kui meie tuleme enda kinnisvara juttudega koos Raineriga. Jah, et meil on tere ka minu poolt. Meil on täna väga tore külaline, kes teab kõike sellest, kuidas meie ümber olevat elukeskkonda teha paremaks, niimoodi, et kõik inimesed on rõõmsad. Nii et ole hea, tutvusta ennast ise. Ja, tere, mina olen Mart Hiob, olen linnaplaneerija, töötan erasektoris, aga puutun hästi palju kokku nende linnade ja valdadega ja riigiga, sest väga palju planeeringuid ja kujundusi tellivad just riik ja linn ja otsustavad selle üle, et kes saab siis mida. Mis on viimaste aastate kõige kallim objekt? Võib-olla see Siuru planeering või selle Tartu Südalinna kultuurikeskuse planeering on üks kallimaid, aga meil on muidugi ettevõttes on hästi palju on neid tuuleparkide planeeringuid, niisugust asju, mis on ka päris suure eelarvega. Aga kuidas siit nagu, hakkame kohe arutama, et kuidas see nagu toimub, et see kohe Siuru, eks ole, tuulepargid. Mis on kõige kallim, kõige vanem asi. Ei, aga mis minu jaoks on nende ühisnimetaja see, et osadele inimestele üldse ei meeldi. Ja see ongi see, et ühise ruumi jagamine, ruum on nagu niisugune loll asi, et seda juurde ei saa teha ja vähemaks võib-olla saab kuidagi, aga sa ei saa seda juurde teha ja me peame seda ühiselt jagama ja igal inimesel on oma arvamus ja niisugused eriarvamused on paratamatud, et me ei saa kunagi niimoodi, et kõik on ühel arvamusel. See on väga halb riik, kus kõik on ühel arvamusel. Aga kelle arvamus peale jääb tavaliselt? Tavaliselt jääb omaniku arvamus peale ja kui omanik toimetab etteantud raamides, siis ta saab meil on nagu vaba riik, et igaüks teeb, mis tahab, välja arvatud see, mis ei ole keelatud. Nii et kui on raamides etteantud, siis omanik ikkagi saab teha seda üldiselt. Mina nagu oma sellises töös puutun kogu aeg kokku inimestega või tihti kokku inimestega, kes on siis tahtnud teha mingisuguseid asju kuskil, mingisuguseid planeeringuid ja siis nemad puutuvad kokku sellega, et nagu kogu aeg tekib nagu see tüli, et kui keegi tuleb sinu käest nagu seda küsima, et kas sa tegeled siis nagu sellega, kes ei ole omanik ka kuidagi või kuidas see nagu? Ja loomulikult, et see teabki nagu see planeeringu lahendus või see uus asi, mis sa teed, peab sobituma olemasolevasse. Et see on nagu niisugune nagu eeldus. Aga küsimus ongi see, et mis siis sobitub. Et sageli on muutus kui selline on juba probleem. Et kui sa juba midagi muudad, siis oled juba nagu rikkunud selle naabri tuju. Nii et selles mõttes. Mul viskas Mikroveneetsia kohe, et silma seal saade just sellest. Meil oli veel saade sellest mehes, kes seda Mikroveneetsia ideed, kui keegi ei mäleta, Mikroveneetsia on siis kunagi, kus olid garaasid, sinna asemel on tekkinud kaunis paradiis Emajõe kaldale ja seal oli väga hea termin, seal oli ka üks mees, üks loov arhitekt ja tema ütles, et arhitektuur on ühislooming, et vist see sama, mis sina teed, on ka ühislooming. Ja planeerimine on ühislooming nagu selles mõttes, jah. See on küll äge termin, et me kõik teeme koos, aga lihtsalt nagu sa ütled, et osa inimesed on põhiline, mitte ei ole selles, et nad lihtsalt ei taha, et midagi muutub. Ja punkt. Jah, see on väga inimlik iseenesest, et kui sa oled harjunud millegagi, siis sa eelistad stabiilsust, eelistad nagu, et ei jumala pärast midagi halvemaks ei lähe, sest loota, et midagi läheb paremaks, inimestel on raske ette kujutada. Ja siis tekibki see olukord, et igasugune nagu, eks ole, ehitustegevus muutub kohe, saab negatiivse märgi külge. Ja see, miks omanikul on suurem sõnaõigus kui kellelgi teisel, on sellepärast, et omanik maksab. Sest tema peab pärast sellega välja ehitama või rajama selle, mida me planeerime. Et keegi teine ju naabrid ei tule ju kokku, ei maksa nagu selle maja ehituse eest või millegi muu ehituse eest. Nii et see kõik on nagu, kui järgi mõelda, see kõik on väga loogiliselt seotud, aga koha peal tõesti on väga suured konfliktid võivad tulla. Et naabrite omavahelised konfliktid. Näitsa nagu tuleb kutsuda ka politsei.
on olnud juhtumid ja ma ütleme huvitavaks. oli avalik arutelu omavalitsuses ja üks inimene läks nii endast välja, et tuli talle politsei kutsuda. Muidu ei saanud aruteluga edasi minna. Ja... Mina tahtsin ka ühte aiamaja teha ja naaber hükkas kopa ette. Tuli ka politsei. Tegelikult jama kui palju. Ma ei teagi, kas see on kurb või tegelikult on ju tore, et inimesed hoiavad nagu, et oleks kogu aeg hoolivad, et on selline keskkond. Ma mõtlen, et kas see kuidagi nagu, kas kuskil on mingi koolitus või sa kuidagi õpid, et kuidas siis nendele inimestele hinge pugeda või mingi kommunikatsiooni ekspert selle jaoks või? Jah, on olemas niisugused asjad nagu ruumipsühholoogia ja igasugused niisugused teadused on olemas, mida saab nagu. Aga vaata, eks see vastasseis on suuresti emotsionaalne, et sa ei saa seda väga niisuguse ratsionaalse või et vaata seda, et see maja on ju palju nagu, ma ei tea, pikem või lühem või midagi niisugust, et need argumendid on nad mingil määral nagu toimivad, aga see vastasseis on üldiselt nagu väga emotsionaalne. Eks ta on emotsionaalne küll, kui sul on ilus vaade aknast ja 2 aasta pärast vaatad teist seina. Ja, et see ongi ebameeldiv. Ei, no ka ei olegi ju ilus, et kaitstakse asju, mis on ilmselgelt, peab ära tõestama, et mingisugune hoone või asi on täiesti mädanenud näiteks. Kui sa võtad hoone planeerimise või see maastik on täiesti kole muidugi väga subjektiivne, eks ju. Ole on ilus. Tavatsime öelda, et on mitte märkimisväärne või ei ole esiletoomist vääriv või midagi või et väärutus on ka vale sõna, seal õige on öelda mingi neutraalne või midagi niisugust selle kohta, mida me ei too esile kui eriti väärtuslikku, siis üled on neutraalne, mitte väärtusetu loomulikult. Hästi, aga kui see nüüd, sa ikkagi, ütleme, omanikul on raha ja kuskil on selline koht, kuhu nagu planeerida ja seal ikkagi nagu on nagu päris vastasseis, siis see tuleb ju ikkagi ära kuulata, eks ole. Ja, loomulikult. Ja kui annab midagi teha, seal ei pruugi olla nagu, seal võib olla täiesti lahendatavaid küsimusi ka, et seal näiteks on olnud juhtum, kus oli 2 tänaväärne krunt, oli vaja hoonestada või oli ettepanek hoonestada, omanik, see oli sellise mõtte peale. Kummalgi pool oli elanikud ja üks elanik tahtis, et temast oleks uus maja võimalikult kaugel ja teine tahtis, et ei tohi kindlasti olla parkimisplats tema maja poole. Ja siis saigi niimoodi, et nihutati maja siis sellele lähemale, kes parkimisplatsi ei tahtnud ja parkimisplats läks siis teisele poole, kes tahtis maja võimalikult kaugele. Nii et on võimalik leida nagu selliseid, kui ära kuulata inimesed. Nii et... Mul oli kunagi sama teema, ma tahtsin keldriboksi teha korterit. Seal oli ka maja elanikega ka emotsionaalsed vestlused. Jah, seal korteriühistus tuleb kõigiga leida nagu kokku leppe, piisab ühest nagu vastuhäälest ja sa ei saa seal mitte midagi. Jah, täpselt. Aga kui sa võtad selle nii-öelda, ma saan aru, et see põhiline, mis see töö nagu on detailplaneeringud, eks ju? Jah, detailplaneeringud ja ka üldisema tasandi planeeringud, nagu üldplaneeringud ja eriplaneeringud ja need asjad. Aga jah, mina isiklikult tegelen detailplaneeringu tasandil. Ma arvan, et me sinna eriplaneeringute sohu ei lähe täna. Need on niisugused objektid nagu tuulepargid või praegu on Paldiskisse tehakse, on hange seal radioaktiivsete jäätmete hoidla ja mingid niisugused asjad, eks ole, mis... Ma arvan, et see on nii raske teema, et aga kuidagi nagu see detailplaneeringutel on ju ette antud, mida sa nagu tohid teha ja mida sa nagu ei tohi teha. Et minu nagu suur, võib-olla peaks ära seletama, mis asi on detailplaneering. Võib-olla osa meie kuulajad ei tea, mis on detailplaneering. Ka seleta ära inimkeeli. Mis asi on detailplaneering? Detailplaneering on niisugune dokument, mis koosneb kaartidest, joonistest ja tekstist. Ja selle dokumendi alusel siis seatakse tingimused, mida sa võid mingile krundile või kruntidele ehitada. Et kui kõrge see võib olla, kus kohas see võib olla, mis otstarve sellel asjal võib olla, seal võib olla veel lisatingimusi, et mis katustal peal võib olla, kuidas see hoone ümbrus välja näeb, palju parkimiskohti peab tegema või kui palju ei tohi teha. Vastupidi, kõiki neid tingimusi saab planeerindus reguleerida detailplaneeringus. Nii, ja kui sina tuled nüüd detailplaneeringut tegema, siis sul on veel niisugune suurem juhend, mis on siis üldplaneering, eks ole. Et detailplaneering peaks üldjuhul olema kooskõlas üldplaneeringuga. Ja kui ta ei ole kooskõlas, siis on võimalus üldplaneeringut muuta. Aga see on niisuguse keerulise protsess ja alguses, ütleme siin paarkümmend aastat tagasi oli see võrdlemisi tavaline, aga nüüd on, nüüd tasubki üldplaneeringust vaadata, mis seal kirjas on, sest omavalitsused väga ei taha üldplaneeringut ära muuta. Et kui on ikkagi üldplaneeringus mingi asi kirjas, siis
pigem tee nagu selle järgi, pane ennast nendesse raamidesse. Et kui näiteks minul on oma praktika käigus õnnestunud üldplaneeringut muuta, näiteks, siis ma olen erakordselt tubli kinnisvaramakker. Kui sa oled seda teinud, ütleme 2 aastat tagasi, siis sa olid niimoodi, et tubli poiss, aga kui sa oled teinud seda mõne aasta jooksul siin lähiminevikus, siis see on ikkagi suur asi. See on suur asi. Et siis kui ma kliendile õnnestus mahitada sellist asja, siis ma võiksin küsida palju kiitust ja raha küll. See on hea, et ei, aga nüüd see detailplaneeringu juurde minnes, et jällegi mina mõtlen, et mida inimesi küsivad ikka, nagu tavaline inimene tahab ka ju teha detailplaneeringut vahepeal. See sõltub, sellepärast, et kui sa tahad teha nagu ühele majale lihtsalt saada ehitusõigus, siis sa võid selle saada ka lihtsamalt kui detailplaneering. Detailplaneering, vaata, see on niisugune protsess või menetlus, mis võtab aega ja võtab raha. Ja tark on seda mitte liiga kergekäeliselt rakendada, sest meil pole mõtet kõiki inimesi nagu solgutada selle detailplaneeringuga, vaid seda rakendada siis, kui on nagu tõesti, kas on mingi tähtis objekt või on tähtis koht või on tähtsad inimesed või midagi sellist, et midagi peab tähtis olema. Et muidu sa ehitusõigust võiks saada ka projekteerimistingimustega, mis on avalikustamine, naabrite teavitamine, kõik asjad, aga see käib palju lihtsamas lihtsalt. Ja kui sa teed ühte maja, siis päris tihti saad sa projekteerimistingimustega see päris. No, vahel saad, oleneb kus, kui see on tähtis koht, kui sa jõuad juba Tartus niimoodi, mida keskele poole jõuad, seda projekteerimistingimuste võimalus väheneb. Tingimustega on Raekoja platsi aadressile maju on jah? Ja, nii et annad see seda... ainult sellest ikkagi ei piisa. No jah, aga nüüd, kui sa lähed seda detail, nagu lihtne inimene, ma olen mitu korda näinud inimest, kes ütles, et läksin kohalikku sellesse omavalitsus, ütlesin, mina tahan siia teha näiteks 5 elamukrunti, et tahan nüüd detail, kohalik omavalitsus, pole probleemi, põhimõtteliselt 8 kuuga juhtub ja siis 3 aastat hiljem tuleb ta... 8 kuud. No kuidagi nii, et mis, talupoja värk, eks ju, et on see, võtan, ma ei tea, mullakamakas, tõmban jooned peale, siin on, tean, et 1500 ruutmeetrit on see üks, on ju, ja siis järsku on see jube keeruline millegi. Kas see kõige suurem mure on need naabrid või on mingi muu asi? On naabrid, on riigiasutused, on nüüd, ja omavalitsuse enda niisugune kätte liigutamise kiirus, kätte tõstmise kiirus, et see on... No ja võib-olla muidugi planeerija võib ka lohe olla, see on tõsi. Laisplaneerija on ka aga see ei ole väga tõenäoline. Ei ole, aga see on muidugi, kui minu juurde tulla, siis siis seda ei juhtu. Ei on igasuguseid asju võib juhtuda, aga seal võib olla niimoodi, et on halbade nagu kokkulangemine, halbade juhuste kokkulangemine, et on seal mingisugune looduskaitseline või muinsuskaitseline või on seal mingi müra probleem või mingi riigitee või niisugust erinevaid asju võib-olla, mida sa kohe võib-olla ei märka, aga töö käigus selgub, et siin on mingi kala. Nii et ja võib-olla lihtsalt omavalitsuses ülekoormus, et nad ei jõua menetleda siin Tartu ümbruse omavalitsused on mingid aastad oli, kus nad lihtsalt ei jõudnud midagi teha eriti. Et inimesi liiga vähe tööl, liiga palju tahtjaid, ehitusbuum, eks ole, ja Tallinnas oli väga pikalt jälle bürokraatia probleem, et keegi ei jõudnud lihtsalt neid ära kirjutada seda kõike bürokraatiat sinna, mis Tallinn nõudis ja püüdis ennast nagu kohtukindlaks teha planeeringuid. Et kirjutame võimalikult pikad jutud sisse, siis on asi kohtukindel, läheb keegi kohtusse, me jääme võidumeheks. Et aga nüüd on pendel tagasi läinud, et nad nüüd teevad jälle natuke lihtsamaid asju. Kas see on tõsi, kas see on väike kuulujutt, me võime saates, kuulujutt ei ole ju tõsi, eks ole, et kas see vastab tõele? Mina olen lihtsalt kuulnud, mis võib-olla ei vasta üldse tõele, et seoses tehisintellekti arenguga on Tallinnas tegevused kiirenenud. Või see on lihtsalt nali? Ja sa ei taha kommenteerida seda? Kuna ma kahjuks Tallinna omavalitsuses ei tööta ja ei tea seda köögi poolt, siis ei oska öelda, kuidas nad selle tehisaruga seal läbi saavad. Aga Tallinnast tuleb küll hästi palju teateid, tuleb menetluse lõpetamise kohta nüüd just viimastel kuudel. Et nad on ikkagi kuskilt, nad on nagu saanud selle masina käima, et meil ei ole mõtet nagu neid avatud asju hoida nii pikalt, et lõpetame ära. Et siis joon alla ja saame nagu laualt maha. Et neid otsuseid on küll tulnud, et ma ei tea, kas neid teeb siis robot seal
kuidas sa käib, aga ei vastuta mitte. No aga tegelikult, kui sa vaatad nagu niimoodi enda vaatest, et tegelikult töötavad omavalitsustes, tegelikult töötavad head inimesed. Nad ei tulnud siia kiusama vaesed kodanikud. Ei. Täitsa siirad, käsi südamel võid öelda. On üksikuid näiteid, ütleme niisugusest arusaamatust käitumisest, ma ei ütle ka, et see on nagu otseselt pahatahtlik, aga kui ta ikkagi seal ütleb sulle, et sul on tekstis viga, aga ma ei ütle, kus see on, et otsi ise üles, see on niisugune, et piiripealne käitumine, et see ole vähemalt pehmelt öeldes. Aga üldiselt on inimesed ikkagi, nad püüavad teha ikkagi võimalikult hästi oma töös. Okei. Aga me nüüd detailplaneeringutest oleme väga detailselt ju rääkinud. Et meil on asi selge, et tegelikult pole hullu midagi, aga päris keeruline on, et võiks kokku võtta. Oleneb väga palju kohast ja oleneb asjaoludest, et mõned planeeringud, mis tunduvad nagu nuusata, need ongi see 3 aasta pärast tuleb tagasi küsida, kas me oleme kuhugi jõudnud. Aga teised asjad, mis, kus võib olla nagu selline, võib tunduda nagu keeruline, et on vana linn ja mingisugused asjad, naabrid ja muinsuskaitse asjad, aga need lähevad nagu ludinal. Et on raske ennustada, kus kala on ja mis probleemid on. Nii et see on nagu sotsiaalteadus, natuke ettearvamatu. Aga nüüd see suurem asi, ütleme meil Tartus siin on, ma saan aru, et see puutud ka nende nagu linnaplaneerimise kuidagi mingit otsa või kokku või ei puutu? Ma puutun kokku, mis mõttes? Et tahaks nagu küsida seda, et miks tehakse niimoodi linnas asju. Et kas oskad neile anda mingit sükst vaadet, et mis, et mingil määral äkki oskan, jah. Rataste kohta lasi küsida, et jalgrattad, et nii kui on võimalik, mõnel, kõige paremini läheb see teema, liiga rai rattatee, selle ümber on hästi palju nagu sellist nagu teemat, et kas, mis ma nüüd tahtsin küsida? Sina tahtsid enne küsida rataste kohta midagi või? Oi, mul on nii palju küsimusi. Aga võtame seda, et kuidagi, et sa ilmselt oskad nagu sellel mingit vaadet anda, sa sõidad ise rattaga palju. Ma sõidan ise rattaga igapäevaselt ja see ongi annabki väga hea nagu niisuguse kogemuse ja väga hea võimaluse nagu läbi testida siis need lahendused, mis tõesti linnas on ja öelda nagu enda poolt. Aga seal on muidugi peab tähelepanu juhtima sellele, et kui sa juba igapäev sõidad rattaga, siis sa ei ole enam see vanaema või see noor ema või see ma ei tea, 10-aastane poiss, kes sõidab rattaga, et ka meie igapäevased ratturid peaksid mõtlema selle peale, et kuidas need teised, kes ei ole igapäevased või kes on nagu, ütleme, niisugused ettevaatlikumad rattasõitjad või vastupidi, uljavad rattasõitjad, et kuidas nendele nagu seda sama rattasõitu siis, sellisest korraldada, et see ei lõpeks kellegile, vigastustega või suure mingisuguse õnnetusega. Nii et selles mõttes on igapäevane rattasõit on hea, aga sellest ei piisa. Ja näiteks osad, kuigi on rattateed mõlemal pool teed, ratturid ikka sõidavad autotee peal. Miks? Et see, et ratturid ei oska rattaga sõita liiklusruumis, just vändata oskavad, aga ei oska nagu valida oma õiget seda sõidukohta ja ei oska ka käituda liiklusolukorras. Et see on kahjuks levinud. Et ma ise olen rattureid korrale kutsunud ja see on tõesti levinud probleem, et kui sul rattatee ja kõrval on sul sõidutee ja kõnnitee ja siis see rattur ei vali mitte rattateed, vaid sõidab kas kõnniteel või sõiduteel. Ja, et võtab. Aga kas siis oleks ju aus trahvida teda ja karistada teda? Sest autojuht saab ju trahvi, kui ta läheb rattatee peale sõitma. No oleneb. Ja ratturina ma muidugi ole väga pettunud autojuhtidest, kes pargivad näiteks rattatee. Et see on niisugune asi, mis häritab, eks ole. Aga jah, ma ei ole kindel, et nad pikk trahvi saavad, aga ma ei tea, kuidas see, tähtis ei ole mitte trahvida inimesi, vaid tähtis on saada nagu asjad korda, et inimesed käituksid. Liikluses on väga oluline kord, et kui korda ei ole, siis on ilge jama. Selleks need rattateed ju on. Jah, selleks rattateed oli lihtsalt väga selge või lihtne põhimõte on. Ratturitele rattateed on sellepärast, et ratturid ei sõida sama kiiresti kui autod ja ei sõida ka sama kiiresti, kui inimesed kõnnivad. Nad on see vahepealne ja kohe, kui sul on nagu erinevad kiirused, kohe on konflikt.
Jah. ja kui sa ei anna nendele ratturitele oma trajektoori, siis nad sõidavad kas sõiduteel, takistades või ärritades autojuhte või nad sõidavad kõnniteel, ärritades jalakäijaid. Nii et mitte kuskil nagu ei sobi. Nii et selles mõttes see põhimõte on väga selge ja lihtne, aga see esiteks, kuidas seda nagu ellu viia, teiseks, kuidas siis peaaegu ellu viidud asja pärast nagu mõistlikult kasutada ja see ei ole nii lihtne enam. Miks see teema kogu aeg nagu, nii kui tehakse mingi uus sild või tee või see on nagu jube selline, kas see on jälle seesama muutuse teema, millest me enne rääkisime? Vaata, see on ilmselt asi, mis puudutab kõiki. Et see on nagu see, mis inimesi, kõik saavad oma vahetu kogemusega sellest rääkida. Et kui sa räägid mingist, ma ei tea, langevarjuhüpetest või mingitest, isegi kui sa räägid näiteks kütuse hinnas, see ei puuduta kõiki. Kõik ei saa sõna sekka öelda, sest kõigil ei ole ja kõik ei osta kütust lihtsalt. Aga kui sa räägid nagu tänavast, siis on väga vähe inimesi, kes kunagi tänaval ei käi või sõida autoga või sõida bussiga või rattaga. Nii et selles mõttes kõigil on midagi öelda ja sealt tuleb oot, mina ka tean, mina tahan ka midagi öelda. Et selles mõttes on see väga hea ühine platvorm, kus asju arutada. See annab võimaluse inimestel siis nii-öelda suhelda. Ja, võimaluse suhelda, ennast väljendada, oma rõõme ja muresid väljendada ja üldiselt planeerimise on see väga tavaline, et kui kuskil mingis maakohas on planeering, inimene tuleb sinna planeeringu arvuti ja ütleb, ei tea, mul kanad ei mune enam nii hästi kui hanaski. Tulevad, räägivad hoopis, et ajate lund ära või mingid täitsa mumbe teemasid, sellepärast, et see on koht, kus saab arutada. Ja tänava üle arutamine on tõesti nagu koht, kus kõik võivad tulla ja öelda, sest kõigil on midagi öelda. Nii et iseenesest on see nagu väga hea koht, kus demokraatiat harjutada, jah. Aga tegelikult see, kuidas see sõna oli, karavan läheb ikka sinna, kus ta läheb? Jaa, karavan läheb nii, nagu ikkagi meie otsustame, kuhu see karavan läheb. Et need otsuseid, me teeme neid otsuseid ise. Et see ei tule kuskilt kõrvalt need otsused ja meie Tartu saab olema selline, nagu me ise tahame, et ta oleks. Minul ka täitsa külmal ajal oli see mure ja küsimus. Äkki nüüd saab vastuse. Rootsis, Soomes, igal pool kuskil ei ole sellist pori nagu meil siin Tartus ja meil on isegi -20 ka viskas seda nagu pori või mis asi see on? Kas see on mingi see... Sa oled mees, kes teab kõike, me ootame vastust. Ma ei tea, sest isegi soola see ei tohiks ju mõjuda -20. Sool mõjub ju seal -5 vist sulatab, aga... Aga -20 ja see teeb seda rattasõitu isegi ka sügisel nagu keerulisemaks, kui sa oled rattaga sõidad läbi linna ja pärast oled üleni porine ja siis see rattasõit nii mõnus ei ole. Jah, ei, rattasõidu aga vastupidiselt nagu levinud arusaamale, siis külm ja näiteks, ütleme isegi nagu lumi põhimõtteliselt ei ole nagu rattasõidu suured vaenlased. Kõige suuremad vaenlased on kas kõva tuul või kõva vihm või siis lumi, mis on kuhjatud mingisse niuksesse, kus sa ei saa nagu läbi. Ja siis kaudselt ka siis, ütleme, pori on see rattasõidu niukene, raskendab seda rattasõitmist, aga üldiselt näiteks see aasta oli väga hea rattasõidu talv, sest oli pikalt külm, lund oli väga vähe sadas ja kui on juba maa külmunud, siis paned rattale naelkumid alla ja sõidad seal nagu, sõidad paremini kui kõndides, püsid paremini nagu püsti. Nii et minul oli väga mõnus see talv. Ja pikalt oli sügisel, vaata kuskil jõuludeni oli ju täiesti, ei olnud mitte midagi lund. Sõitsin nagu suvel põhimõtteliselt, panid soojemalt riide ja selles mõttes jah, see mulle tundub, et on niisugused keskkonnamõjutused, nagu see pori ja asjad, mis mõjutavad seda rattasõitu, aga enamik mõjutusi on ikkagi inimesel nagu kõrvade vahel. See on hea vabadus, et nii porine, et ma ei... Nii porine, ma ei saanud rattaga tulla, Kõlab täiesti arusaadavalt, eks ole, et... Aga jah, me lastega proovisime siin möödunud talv, me proovisime seda, et ükski päev ei jäta nagu sellepärast minemata, et on halb ilm. Et kui see on mingid muud asjaolud, et seal on kas on vaja seal, kas laps on haige või midagi, et ei saa nagu liikuda. Aga muidu mu kaksikut
10-aastased poisid ja me sõitsime nagu iga päev ratastega, talv otsa ja täiesti on võimalik sõita ka siis, kui lund sajab, siis kui vihma sajab, panen natuke teistmoodi riidesse ja sõidab. Et Tartus on vahemaad nii väikesed, et sa ei jõua läbi liguneda selle aja. Natukene jalad märjaks, aga kas Tartusse sellist asja ei tule nagu Tallinnas, et rattateed värvitakse täitsa punaseks? Kas ei ole ju? Oli punane. Ristmikud on tehtud, vaata, see punane värv on ju mõeldud selleks, et tähelepanu ära siin nagu autoga sõida, umbes sellist tähelepanu. Aga kõik nagu rattateed läbivalt punaseks värvida, see on ikkagi natuke nagu overkill, punane asfalt Kasteli tänava alguses, see on pandud punane asfalt, mis on niisugune tumepunane, et see ei saa arugi, et ta on nagu punane päriselt, aga väga hästi toimib, seal me sõidame lapsega ja see on väga hea. Kas on paista kuskilt niisugune kinnisvara, ma ei tea, arendajate niisugune mure on, et saaks vähem parkimiskohti teha ja niisugune aruteluga käib, et kui inimesed sõidaks nagu rattaga, siis saaks järsku üldse ilma. Kuidas see Kusjuures me sügisel käisime planeeriti ühinguga Pariisis ja nad ütlesid, et nemad planeerivad niimoodi, et mitte ühtegi parkimiskohtade autodele. Mitte ühtegi. Teevad suured, ma ei tea, mis suured kompleksid, kortereid ja mitte ühtegi parkimiskohta. Nad ütlevad, et see on nii kallis asi, see autot hoida linnas, et meil on kallis linn siin Pariis, et me ei taha seda raisata, seda asja selle peale. Pariis on lõus. Nädal olid valimised jälle võitsid. Teevad edasi, ilma parklat, et me ei saa päris Pariisi teha siia. Meil on teistmoodi nagu asustuspihedus, meil on teistmoodi teenused, teistmoodi inimesed, aga see, et me võiksime liikuda nagu selles suunas, et ütleme näiteks seesama sõidu jagamine, et see võiks populaarsemaks saada ja igal inimesel ei pea tingimata olema iga päev autoparkimise võimalus oma maja ees. See asi võiks küll nagu levida rohkem. Ameerikas on ka sõidu jagamine nii popp, et seal on, ütleme, ka isegi kiirde keskel on üks sõidujagajate tee, et kui sa jagad sõitu, siis sa saad minna otse, et sa ei pea läbi ummikute minna. Ja, seal on Californias on need pooling, eks ole. Ja. Saad kohe otse minna, ei pea foori teda kaotama. Nii et see ongi, sina ütlesid, et kinnisvara arendajad ütlevad, et me ei taha neid parkimispunkti teha, aga sellest saaks maja. Sinna saab maja ehitada. See ongi nagu, ütleme, et auto iseenesest on väga hea asi, aga vaata, kui autosid saab liiga palju, siis tekivad probleemid ja see ongi meil käes. Autosid ongi liiga palju. Kütus on liiga odav. Vaata, millest see tuleneb, see on väga kompleksne probleem tegelikult selles mõttes, et tõstame kütuse hinda, siis sõidetakse vähem. Inimesed jäävad siis käimata oma tähtsad asjaajamised ja see ei ole hea. Tegelikult peaks saama niimoodi teha, et inimesed on rahul, kütust saab odavalt piisavalt osta ja kõik need asjad ära kombineerida. Seda, et kõik rahul oleks, seda ei juhtu. Seda ei juhtu, aga on lahendusi, kus on meie samad Põhjamaad on ju teinud lahendusi, kus hea näide on see Kopenhaagen, kus inimesed sõidavadki rattaga kordades rohkem ka autoga. Ja see Kopenhaagen ei ole mingi väike linn või ei ole mingisugune tohutu soe linn või midagi niisugust. Et lihtsalt seda on võimalik nagu teistmoodi ka lahendada neid asju ja meile kultuuriliselt lähedastes kohtades, mitte kuskil nagu paradiisi aias, eks ole. Auto tähendus peab ilmselt muutuma selle jaoks, et tal ikkagi on mingi selline, minul on auto. Ja natukene, ja ma kardan ka, et me natukene ikkagi elame seal nõukogude ajast, et kes minul peres ei olnud autot, sest lihtsalt ei olnud raha seda autot, ei olnud veel hulle, raha vist oli isegi, aga ei olnud nagu autosid lihtsalt ei olnud müüa. Nii et siis, kui ikkagi auto said, siis oli juba nagu tegija, et natuke elab see vist edasi, et inimesed nagu võtavad seda. Ega Stockholmis ka näiteks kesklinnas ei ole väga palju kuskil pargib või midagi. Seal on see metroo hästi arenenud, et seal sõidetakse metroo. Jah, muidugi on, aga eks see ongi see, et Stockholmis on see, kui sa elad seal kuskil eeslinnas ja tahad kesklinnast tööl käia, siis rattaga sa pead sõitma mitukümmend kilomeetrit, raskeks läheb, aga Tartus ei ole ju seda, kui sa elad nagu, sa elad Karlovas, eks ole, tahad kesklinnast tööl käia, see on kilomeeter, 2 kilomeetrit, mingid niisugused vahemaad on, niisugust asja, meiesugused terved mehed. Ei, ikka autoga. Mina täna sõitsin rattaga 2 korda. Aga soojades maades ka näiteks Itaalias
Hispaanias, Kreekas, seal on ka tegelikult, ega parkimiskohad on, no maja ees, ega seal on ikkagi kes ees, see mees ja ikkagi kohalikud elanikud ka vahepeal ikkagi kiruvad, et nad peavad parkima mitu kilomeetrit eemale enda auto kuskile esimesse vaba koha peale ja sa lähed ja otsid veel pärast veel mitu tundi, kuhu sa selle auto parkisid ja ikka probleem on. Jah. Ei see autode ülekülluse probleem, see ei ole mingisugune Eesti eripära, eks ole, et seesama, et kui sa lähed Itaaliasse, sa leiad need, kõik kohad on liiga palju autod sitta, eks. Et ja üllatav on see, et näiteks lähed mingisse niisuguse väikse nagu Malta, pisike saareke, soe kliima, suht tasane, sõike rattaga inimesed, aga ei, kõik kohad on autosid täis, mitte kuskil ei saa ilma autota. Muide, ma Maltal nägin esimest, ma nägin kusjuures Maltal, ma ei olnud mujal, ma ilmselt on igal pool mujal ka, aga Maltas ma panin esimest korda või Maltal panin tähele seda, et seal on autod niimoodi kinni pargitud ja siis oli putkas mingi tüüp, kes siis nagu võtmeid hoidis, et need tagumised välja saaks. Ma kuskil mujal poolt näinud, no lihtsalt mingi suvaline pealinna, Marta pealinn, eks, üks suur linn kõik. Ja seal ma nägin, et seal oli tohutus autouputus. Jah, väga kummaline, et niisugused tingimused, mis on klimaatiliselt palju paremad meie tingimusest, ja miks nad nagu seda, ja ei ole neid mingid nõukogude staatuse autod, need ei ole. Et nad sõidavad ju mingite plennidega, et mis see on. Aga jah, et inimesed on huvitavad, ühesõnaga. Aga on teistpidi näiteid, et on, ma ütlen, et samad Põhjamaades on väga palju niisuguseid näiteid, kus ei peeta seda nagu nii oluliseks, et sul peab olema see isiklik auto, millega sa iga kell saad siis ükskõik kuhu minna. Vaid sul on igapäevased asju ajad oma rattaga ja kui vaja, siis võtad selle auto ja sõidad nagu sõidujagamisteenusena või nagu Bolti auto või mingi niisuguse asja võtad. See sõidujagamine peab lihtsalt siin natuke arenema. Ma tean ka neid inimesi, kes Tartus ka kasutavad, aga see on see kättesaadus, et Tallinnas on juba väga lihtne. Pluss siis hästi kallis peab olema parkida. Lahendab kõik probleemid. Parkimine on päris hea regulaator, sest isegi ei pea kallis olema. See piisab, kui sul on mingisugune hind sel asjal. Kohe on inimesed kadunud. Et kui sa laiendad seda tasulise parkimise ala linnas, siis kohe on järgmine tänav, kus seda ei ole, on täis autod, eks ole. Ja see 10 senti, mis sa võtad nagu sealt tunnis, see on tühi. Inimesed võtavad väga tõsiselt seda parkimistasu. Eks see on nagu kütuse hinnaga natuke sarnane teema vist, aga kui sa ei taha siin nüüd ebaõiglane olla, kui natuke arvutada palju see hinnatõus, mis see tegelikult, kaude mõju küll, et vorst läheb järsku kallimas. Igas transpordifirmadel on see muidugi, bussifirmadel on see ikka tõsine nagu, see on kulukomponent, aga jah, igapäevane autosõitja, temal ilmselt kuus seal, ma ei tea mitu eurot, seal tuleb paar, 3-5-10 või mingi sinna kanti, eks ole. Et oleneb, kui palju sa sõidad muidugi. Et kui sa kogu aeg tiirutad ringi, siis on rohkem, aga ma ütlen minusugusele, kes on vähemalt pooled sõidutab kindlasti rattaga või rohkem, enamik sõitjad rattaga, siis minul see kütuse hind on jah niuke. Kui sa ütled, keskmine pere võib-olla kulutab kütusele kuus, ma ei tea, 200 eurot näiteks. Võib-olla me eksi, siis nüüd läheb 250, eks. Mingi niukene, jah, suurusjärk. 1 euro ja 25 senti päevas, aga ma ütlen, see on nagu asja väga ühekülgne vaatamine. Leiame midagi positiivset küll. Et kuidas meil oli küll, meil on väga positiivne. Positiivne saade ei ole. Ei, see, et kütuse hind on, see valus teema praegu. No just, et me sellest ei pea rääkima, et selles mõttes, et sõida nüüd rattaga, see on ka nagu kurjalt öelda. See on lifehack. Ei, aga võib-olla see on trenniga tehtud. Jah, vaata, sellel ongi rattasõidul on nagu, üks asi on see, et siis on üks auto vähem, et kui mina sõidan ka oma rattaga ja lastega, siis et iga auto, kes minust mööda sõidab, ta sõidab ju mööda minust kui ratturist ja tal on see, muidu ma sõidaks ju autoga, ta ei sõidaks minust mööda, siis ma sõidaks autoga tema ees. Et see on üks asi, on see linnaruumiline, aga teine asi on lihtsalt nagu isiklik. Et see, et ma iga päev nagu väntan seal mingid kilomeetrid maha, see annab ju, see ongi see asi, miks ma kontori laua taga saan pärast 3 minutit istuda, et see isiklik nagu tervise küsimus ja lastele see sisseharjutamine väga, tänapäeva lapsed väga armastavad arvuti taga istuda või kuskil telefoni ja kui nad ei saa isegi nagu seda kooliteed muud moodi läbida kui auto tagaistmel, siis tal polegi nagu päevas mingit liikumist, ta klasside vahel liigub vahetunnis. Et see tervise aspekt on tegelikult väga oluline. Et inimesed saada liikuma jälle tagasi. Et
100 aastat tagasi ei olnud seda probleemi, et inimesed ei liikunud. Aga tänapäeval, noh, isegi 50 aastat tagasi meil nõukogude ajal ei olnud seda probleemi. Käisime jalakoolis ja kedagi ei veetud autoga kooli. See oli, eks ole. Nii et see on jah meil niuke, noh, kuidas seda liigset mugavust siis leevendada. Et see on jah üks oluline aspekt minu meelest rattasõidu soodustamise juures. Aga. Mis sealt sedasi midagi positiivsem, ma sain aru. See oligi positiivne. Rattasõit on positiivne. Kõndimine on ka positiivne. Kõndimine on ka absoluutselt, sellepärast ongi rattureid ei tohiks suruda kõnniteele, sest see on kohe vähendab nagu kõndijate mugavust ja vähendab ka kõndijate arvu siis, nagu nii suures plaanis. Ja see on tegelikult jalakäijate nagu niisugune löögi alla seadmine on veel kõige hullem, sest siis pole enam kuskile minna, eks ole. Kui sa enam kõndida ka ei saa, siis sa ei saagi kodust välja. Mina arvan, et kui ratturid oleks rohkem oma rattateede peal, siis autojuhi pinguks ka vähem äkki. Ja oleks see mure ka väikse. Tihti on need rattateed nagu lõpevad nagu ootamatult ära. Et sa sõidad küll oma rattateed, et ma tulin ka sealt Kestlinast tulin praegu siia ja väga paljudes kohtades on see rattatee, aga siis näiteks sealt mingid lõigud on, kus seda ei ole. Siis ma pean valima, kas ma sõidan kõnniteel või sõidan sõiduteel. See on ka täiesti valid nagu selle järgi, kui kõnniteel kõndijaid ei ole, siis sõidab kõnniteel, sest ei taha ju autojuhte kah kuidagi. Sinna ette mättama minna, et see ei ole ju absoluutselt vajalik. Nii et jah, sa kogu aeg rattur on nagu niisugune kodutu kass, kes hüppab ühest kast siisa ja kui saab selle õige rattatee, siis ma olen väga rahul sellega, et saan oma rattateel lõpuks sõita. Ja see on jah niisugune tore. Kui sa ühe korra nagu ikkagi nagu ära harjud, siis on nagu tagasi minna autojuhiks nagu, tegelikult on hästi palju plussa seal, eks ju. Mina näiteks ütlen, selles mõttes, et sa ei pea parkima, tegelikult see ratta pead ka parkima, see on tasuta asialgu. Vaevalt, et see nüüd tasuliseks niipea läheb oma ratta parkimine. Ei usu, jah. See oleks nagu suht rumal tegelikult rattaparkimine tasuliseks muuta. Et selle rattasõidul, kui sa muidugi võtad selle ratturi, eks ole, bussist välja või jalakäijalt muudad ratturiks, siis see kasu ei ole nii suur ühiskondik. Aga kui sa võtad autosõit on, ühiskondlikult on päris kulukas, et sa pead seal teid majandama, räätimata liikluspolitseist, kõik liiklusõnnetused ja kõik asjad, see on ühiskondlikult suur kulu, et kui sa saad selle kulu nagu ühiskonnas ära kaotada, siis rattasõit on väga kasulik. Et selles mõttes on niisuguseid lisapakistusi nagu ratturitel teha oleks nagu väga lühimägeli. Et mida rohkem inimesi saad autodest välja rattaste selja või jalgsi käiva, seda vähem on ühiskonnal vaja kulutada. Ja saab teha lasteaedu korda, koole korda, niisama raha jagada uusaasta ööl ja kõik hästi. Vaata, kodaniku palga idee võiks olla ratturi palk. Kiidame heaks, on ju. Kusjuures on niisuguseid meetmeid, ettevõtted on teinud niisuguseid meetmeid, et need, kes käivad tööle mitte autoga, need saavad mingi lisatasu. Sest ettevõte ei pea oma töö juurde parkimiskohta rajama ja seda hooldama. Et sa saad... Inimene on tervem ka. Ja inimene on tervem, täpselt, ta ei võta neid haiguse päevi nii palju ja on niisuguseid näiteid olemas. Nii et see ei ole päris vale, see ei ole, kuigi ta kõlab nagu anekdoot. Võtame sealt alguses selle planeeringu teemat, mis me sealt nagu positiivselt teada saime täna, et me peaks just hakkama nagu mõtlema, et mis see nagu positiivselt. Mina sain teada, et see see planeerimise see sõna on juba hirmutav, tegelikult see asi nii hull ei ole ju. Ta on jah väga inimlik, see planeerimine ei ole nagu midagi nagu väga keerulist, aga ta ei ole nagu kohtuliku jähes, vaid ikkagi seal on... Ta läheb raskeks siis, kui sa tunned enda nagu sellist jõuetust, sest tundub nagu kõik asjad on sinu vastu. Aga see on, iseenesest on see väga lihtne nagu reegel, et sinul on õigused krundiomanikuna või korteriomanikuna, aga sinu naabril on ka samad õigused. Ja kui tema tahab oma krundil teha mingit teistsugust asja, siis tema, tal on see õigus seda teha. Ja üldplaneeringuga peab sobima. Ja kui sobib üldplaneeringuga, siis ta võib neid asju teha. Et sa ei saa eeldada, et jah, sinu ümber nagu teised naabrid on kõik niimoodi, et nemad ei taha midagi. Nad mõtlevad ainult seda, kuidas sinu akna all nagu lilleaasa hoida, et võimalikult õigesti niita seda. Et see ei ole päris nagu maaomaniku mõtte. Kui sa ise jaoks omanik, siis mõtleks samamoodi. Täpselt. Nii et planeerimine jah, ei ole midagi nagu selles mõttes ta ei ole keerulist, aga jah, ta tekitab inimestes ilmselt sellise nagu natukese jõuetuse tunde, et ma ei saa midagi teha. Aga muidugi sa ei saa teha, sellepärast sa ei ole maailma omanik. Sa saad teha ainult selles ühiskonna piirangute piires.
täpselt. minule meeldis, Kokku. no võtame üks mõte, mis mulle meeldis, et see, mis te enne oli juttu, et tegelikult kõik ametnikud tahavad head, no välja arvatud see üks, kellel on paha päev. Et noh, oli kuidagi nii, et see on kindlasti üks tõde, et tegelikult kui sa lähed ja tahad midagi saada, siis nagu ametnikud päriselt nagu Nad tahavad, et sa saaksid edasi minna, mitte et sul võimalikult keeruliseks seda asja teha. ei, ma arvan ära, et ametnikud on üldiselt ikkagi sinu pooled. tore. Siis planeerimise mõttes mulle meeldis see nagu, seda ma ei oska üheks võtta kokku, et see on nagu natuke nagu see koht, kus kõik inimesed saavad omavahel suhelda. Või kuidas sa ütlesid, et demokraatia sünnib tänaval. Ja tegelikult nad räägivad sellest, kuidas kana ei munanud muna ja tulevad hoopis teised teema ju. et võib võtta nagu neid protsesse niisugust, et koos olemise ühiskonna, kogukonna tunde asi. Jah, see ongi nagu kogukonna ehitamine, et kui inimesed omavahel saavad tuttavaks juba, teavad, kuidas üks või teine räägib või millest arvab, siis tekibki nagu järgmine kord võib-olla sa ei ütle talle ka nii hambaste, sest sa oled juba temaga niimoodi muud vestlust pidanud ja siis jah, niimoodi see kogukond nagu sünnib. Et ma tean, Supilinnas me nagu ehitasime seda kogukonda niimoodi nagu, et lõpuks jõudsime selleni, et me peame kõiki teretama, et ükskõik, kes vastu tuleb tänaval, kõiki peab teretama. Et siit natuke niuke agressiivne kogukonna ehitamine, et see kondus varsti ära, muidugi. Enam lähen Supilinna ei öelda tere. Ma tahtsin, ma lähen kohe jalutama, lähen vaatan, et kuidas see tere tuleb. Erika. Small talk, kiirelt. Aga kui see nagu ühendab, et siis see ühendamine nagu, noh, võtame nüüd sama, sa ütlesid, sa tegeled ka see tuuliku värgiga ja siis kõik inimesed ühinevad küll, aga paraku nagu ühise vaenlase vastu. Ja, muidugi see ühine vaenlane ühendab kõige paremini. Tahad kogukonda ehitada, siis pane mingisugune jurakas sinna keset küla. Ja ma ei tea, kas see on positiivne asi, mida oli. Tähendab, see jalgrattavärk ka, mis me sealt nagu kasulikku? Jalgrattapalk, no seda tegelikult me ei otsustanud ära veel. Ei no, et ta tervislik on, lihtsam on tegelikult kättepidi. Odavam, ühiskond odavam. Inimestel endal odavam, see püütust ostmaks kallist 2 eurost diislit ei veada. Ratast on odavam parandada kui autot. Ja, kindlasti. Kumbe on odavam maetud. Väga põnev. Rattaid on vähem, vaata, 2 ratast, et auto on 4. Ja ei ole plokikaane tihend. Aga lõpetame ära tänaseks. Jah, ma arvan, et sai sisse juhatus planeerimisse ja rattasõitu. Aitäh. Aitäh. Järgmisel esmaspäeval uued kinnisvara jutud. Kinnisvara minutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo.